mis täna arutelud tekivad ja teemaks on siis biojäätmete liigiti kogumine. Ja nagu te siit avaslaidilt näete, siis on see meie poolt niisugune koostööprojekt KIK-i Keskkonnainvesteeringute Keskusega ehk KIK-iga ja nad aitavad siis meil seda läbi viia. Ja me oleme arvestanud kuskil tunnike pluss küsimused ja tegelikult nende küsimustega võiks teha niimoodi, et võib-olla need tuleksid lõpus, sest võib-olla teie küsimus saab vastuse juba niimoodi selle seminari käigus. Ja siis me vaatame kõik küsimused üle, mis on tulnud kirjalikult. Te saate siis chati kirjutada neid või siis te saate ka oma mikrofoni sisse panna ja küsida ka otse, et ma usun, et see ei ole ka keelatud. Ja ma tean, et meiega tegelikult on ühinenud ka meie tänane lektor ja mina võtan oma ekraani jagamise ära, sest muidu tema seda kahjuks teha ei saa. Ja nagu te näete, siis Kristel Kibin on meie lektor, kes on juba meil ka ekraani peal. Nii et ma usun, et Kristel on valmis alustama ja mina võin rahulikult praegu lõpetada. Nii et ja me juba täitsa näeme, et Kristel on täitsa valmis, sest meil on juba ka slaidid olemas. Nii et ma annangi siis sõna meie lektorile. Ja tere ja suur aitäh, Angeelika, selle sissejuhatuse eest. Ja suur aitäh ka kutse eest sellel seminaril siis biojäätmete liigiti kogumisest rääkima, et väga hea meelega selgitan natukese seda valdkonda ja loodetavasti saate kõik siit midagi uut enda jaoks ka täna siis kaasa. Nii, ma loodan, et jätkuvalt on kenasti ka mu ekraan näha, et siin midagi vahepeal muutunud ei ole. Minu ettekande käigus siis ma räägin natukese sellist üldisemat tausta, et mis on biojäätmed, miks on neid oluline liigiti koguda. Samuti annan teile ka sellise ülevaate sellest, et milline on meil see hetkeolukord päriselt biojäätmete liigiti kogumisega seoses. Ja siis lisaks räägin ka natukese sellistest levinud müütidest seoses biojäätmete liigiti kogumisega, mis võib-olla aitavad siis mõista, et kuidas ikkagi päriselt biojäätmeid võiks paremini liigiti koguda ja annan ka siis juhiseid kaasa. Ja lõpetuseks räägin ka jäätmetekke vältimisest natuke. Aga alustuseks hakkame pihta, hakkame kuskilt poolt liikuma. Mis on üldse biojäätmed? Et kui te loete artikleid, kuulete raadiosaateid, vaatate ka telesaateid, kus räägitakse jäätmetest, siis hästi sageli räägitakse nii biojäätmetest kui biolagunevatest jäätmetest. Ja üldjoontes tegelikult ei ole väga suurt vahet, aga võib-olla on hea teada, et need köögi- ja sööklajäätmed ja aie- ja haljastujäätmed, mis tekivad kas kodudes, poodides, toitlustusasutustes või näiteks ka koolides, haiglates, et need on siis biojäätmed. Ja biolagunevad jäätmed on selline oluliselt laiem termin, mis hõlmab endasse kõiki erinevaid anaeroobselt või aeroobselt lagunevaid jäätmeid. Et sinna hulka kuuluvad lisaks biojäätmetele veel ka paberi- ja kartongijäätmed, puidujäätmed, aga näiteks ka reovesete. Ehk siis, kui me räägime kodudest tekkivatest toidujäätmetest, siis need on nii biojäätmed kui ka biolagunevad jäätmed. Aga võib-olla on kasulik teada, et on siis väike erinevus nendest terminitest tegelikult ka sees. Aga miks siis on oluline biojäätmeid liigiti koguda? Hästi sageli jäätmevaldkonnas eesmärkide puhul me kuuleme seda, et jäätmeid peab liigiti koguma selleks, et saavutada sihtarvusid ja et olla siis ringlussevõtu mõttes väga tublid, aga tegelikult see on kõigest üks mõõdik. Et tegelikult meil ju jäätmete liigiti kogumise eesmärk on ikkagi vähendada jäätmekäitlusega kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Ja kui me räägime biojäätmetega kaasnevatest negatiivsetest keskkonnamõjudest, siis me võime hakata mõtlema erinevate selliste käitlusviiside kaupa. Et kui biojäätmed on meil segamini koos muude jäätmetega ja lähevad prügilasse ladestamisele, siis kaasnevad selle ladestamisega väga olulised keskkonnamõjud. Et näiteks kasvuhoonegaaside heitest tekib prügilas anaeroobse keskkonna tõttu metaani, mis on isegi kuni 25 korda tugevam kasvuhoonegaas kui süsihappegaas, millest me muidu väga palju räägime. Samuti tekib ladestamisel nõrgvesi ja kõiksugu muud probleemid, millega siis tuleb tegeleda selleks, et seda kõige
kõige kahjulikumat jäätmekäitlusviisi ja selle mõjusid minimeerida. Järgmine variant on see, et kui biojäätmed on segamini teiste jäätmetega, et need satuvad siis põletamisele, mille eesmärk tegelikult ju näiteks Eesti kontekstis, kui me mõtleme Iru peale, on energia tootmine, aga biojäätmed on enamasti ju sellised märjad ja madala kütteväärtusega, ehk need vähendavad ka teiste jäätmete kütteväärtust ja seetõttu rikuvad seda materjali kvaliteeti ja suurendavad vajadust siis suurema kütteväärtusega jäätmete järele. Ja lisaks, kui mõelda sellele, et olgu, meil on siis biojäätmed mingite muude jäätmetega segamini, et sorteerime nad siis lahku, et äkki saame ringlusesse võtta, siis tegelikult segamini muude jäätmetega need rikuvad ka teiste jäätmete kvaliteedi ja ringlusesse suunamise võimalused. Et näiteks, kui me mõtleme sellele, et meil on segamini kogutud hapuks läinud jogurt ja vana paber, et siis selge see, et seda vana paberit enam sealt selle jogurti juurest niimoodi eraldi ei saa võtta, et sellest vana paberist õnnestuks meil toota siis uuesti paberit. Aga kui me kogume biojäätmed eraldi, siis me saame tegelikult nendest eraldi kogutud biojäätmetest toota täiesti selliseid mullaviljakust parandavaid tooteid, näiteks komposti või siis kääritusjääki. Ja sellega me saame asendada mineraalväetiste kasutamist, mis on ka üsna aktuaalne, et kui väetiste hinnad tõusevad ja samuti siis tegeleda üleüldiselt sellise muldade vaesumise ja degradeerumise probleemiga. Aga kui rääkida sellest, et mis saab biojäätmetest, mis on liigiti kogutud edasi, siis nagu ma juba oma eelmise slaidi jutu juures mainisin, siis peamiselt tehakse liigiti kogutud biojäätmetest komposti või siis kääritusjääki ja biogaasi. Komposti toodetakse roopse töötlemisega ning kääritusjääk ja biogaasi anaeroopse töötlemisega. Ja siinkohal ma tooksin välja seda, et tegelikult on võimalik, et see kompost võib olla nii toode kui ka jäätmestaatuses materjal. Ja eelistama peaks siis seda, et see kompost või kääritusjääk oleks toode, sest sellisel juhul see vastab keskkonnaministri määrustega kehtestatud nõuetele ja me teame, et ta on kindla kvaliteediga materjal. Ja seda toote kvaliteeti kinnitab veel ka see, et toodet saabki teha ainult liigiti kogutud biojäätmetest ehk segaolmejäätmete hulgas olevatest materjalidest või biojäätmetest, siis toote staatuses komposti tegelikult toota ei saagi, mis jällegi rõhutab ka seda liigiti kogumise olulisust. Ehk et kui me tahame korralikku kindla kvaliteediga komposti toota, siis me peamegi biojäätmeid liigiti koguma. Ja Eestis on hetkel meil siis 5 sellist sertifitseeritud toote ehk nendele keskkonnaministri määruse nõuetele vastava kompostitootjat ja tegelikult on meil ka üks kääritusjäägi tootja, kelle sertifikaat on hetkel küll peatatud, aga kui taaskord see kääritusjääk vastab kvaliteedi nõuetele, et siis on jälle ka justkui selline samaväärne toode kui kõiksugu muud kompostid ja mullaviljakuse parandajad, mis on nii-öelda turul müügil. Nüüd, võib-olla see ei ole tänastele osalejatele niivõrd oluline või niivõrd siis igapäevaelu puudutav, aga ikkagi ma räägin selle üle, et millised on need õigusaktide nõuded ka biojäätmete liigiti kogumise puhul, et olla tausta mõttes teadlik, et mis on meie kohustused. Alustuseks meil jäätmeseadus on selline seadus, mis reguleerib kõiki jäätmekäitlusega seotud aspekte ja see ütleb, et kohalik omavalitsus ehk siin slaidi peal lühendatult KOV on siis see, kes korraldab jäätmete liigiti kogumist. Ja omavalitsusel on kohustused ka biojäätmete liigiti kogumise korraldamisega seoses. Nimelt eelmise aasta maikuus jõustusid jäätmeseaduse sellised muudatused, mille kohaselt omavalitsused peavad nüüd oma uutes korraldatud jäätmeveohangetes kõikjal hõlmama biojäätmed tekkekohalt liigiti kogumisega, juhul kui neid ei saa tekkekohal ringlusesse võtta ehk kompostida. Ja see tähendabki seda, et kui nüüd pärast eelmise aasta maikuud teeb omavalitsus uue korraldatud jäätmeveohanke, siis sellesse hankesse peavad olema juba biojäätmed sisse hõlmatud nii, et inimesed saaksid kodude juures biojäätmeid eraldi üle anda.
ja kõige hilisem tähtaeg oma hanked siis selle uue korraldusega vastavusse viia on omavalitsuste jaoks 31. detsember 2023 ehk järgmise aasta lõpp, mis on tegelikult juba väga-väga lähedal. Nüüd, kui edasi vaadata neid õigusaktide nõudeid, siis me saime teada, et mida jäätmeseadus nõuab omavalitsuselt, aga tegelikult on nõudmised ka meile kõigile jäätmetekitajatele. Nimelt on juba aastal 2007 kehtestatud keskkonnaministri määrus olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused, mis ütleb ära, et tegelikult kodudes tekkekohas tuleb meil kõigil eraldi koguda, liigiti koguda vähemalt 13 liiki erinevaid jäätmeid. Nende seas siis ka aia- ja haljastujäätmed ning köögi- ja sööklajäätmed. Nüüd see, et meie peame neid kõiki 13 liiki, mille hulka kuuluvad veel näiteks patareid, pakendid, tekstiilijäätmed ja nii edasi eraldi koguma, ei tähenda seda, et omavalitsus peaks olema siis selle kõik meile seni kodude juurde toonud selle kogumise, vaid seesama määrus ütleb, et omavalitsus peab korraldama nende jäätmete kokkukorjamise kas korraldatud jäätmeveo osana, jäätmejaamades, kokkukandepunktides või siis kogumisringidega. Nii, nüüd ilmselt juba võib natukese kirjuks minna see pilt, et omavalitsus peab justkui tekkekohalt korraldama ja ka samas justkui nagu ei pea ka, aga siin ongi nüüd see nüanss, et meie kui jäätmetekitajad peame tegelikult siis juba aastast 2007 koguma biojäätmeid eraldi. Kahjuks alati ei ole olnud siiani siis meil kodude juures seda võimalust neid biojäätmeid eraldi üle anda, aga nüüd need võimalused peavad siis tekkima ka tekkekohalt biojäätmete eraldi üleandmiseks ja seda siis hiljemalt 2023 aasta lõpuks. Nüüd natuke seoses õigusaktidega ma ikkagi puudutan ka neid sihtarvusid, kuigi ma alguses juba selgitasin veidi ka seda, et me tegelikult ei tee ju neid toiminguid selle nimel, et sihtarvusid ainuüksi saavutada või et siis täita Euroopa Liidu poolt ette antud kohustusi, vaid me ikkagi teeme seda keskkonnakaitse hüvanguks. Aga selleks, et siis mõõtagi meie edusamme eesmärgi suunas liikumisel, ongi seatud ka erinevad sihtarvud. Nüüd seni veel biojäätmete liigiti kogumisele ei ole seatud ringlussevõttu ega liigiti kogumise mingisuguseid sihtarvusid. Aga ma julgen öelda, et tõenäoliselt Euroopa Liidu tasandil siin lähiaastatel ikkagi midagi sellist võib olla oodata. Aga biojäätmete liigiti kogumine panustab tegelikult olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvudesse, mille puhul kindlasti need, kes natukese rohkem jälgivad kas keskkonnavaldkonnas toimuvat või jäätmekäitlusega seotud meedias ilmunud artikleid, on tähele pannud, et 2020 oli 50% sihtarv, et siis nende puhul 2025 on see sihtarv 55% ringlusesse suunata ja edasi siis 5 aastaga 5% kaupa see sihtarv kasvab. Ja samuti biojäätmete liigiti kogumine panustab ka olmejäätmete ladestamise vähendamise eesmärkidesse. Ehk nagu alguses juba ka jutuks oli, siis kui biojäätmed on segamini teiste jäätmetega, siis ladestamise keskkonnamõjud kindlasti on oluliselt suuremad ja tekivad sellised negatiivsed kaasnevad mõjud. Aga kui meil on biojäätmed eraldi kogutud, siis on meil ka vähem seda segamaterjali, millega pole midagi tarka peale hakata ja mis võiks vajada siis ladestamist. Nüüd ma näen siit ülevalt, et äkki vaatan korras, kas chati ei ole veel tekkinud küsimusi, et siis ma lähen edasi siit õigusaktide juures tegelikult selle statistika ja reaalse hetkeolukorra juurde, et rääkida natukese sellest, et milline on meil siis see selline päris seis biojäätmetega. Alustuseks selline graafik. Ma selgitan selle kohe lahti, et ärge ära ehmuge, et võtab silme eest kirjuks. Vaatame, et milline on see seis meil biojäätmete liigiti kogumise ja käitlemisega. Ja kahjuks see pilt ei ole väga ilus. Et kui hakata siit vaatama neid helerohelisi tulpasid, siis need on meil biojäätmete kogutekke, mis hõlmab endas siis nii liigiti kogutud biojäätmeid kui ka neid biojäätmeid, mis on segaolmejäätmete hulgas. Ja selle kõrval on tumesinine tulp, mis on liigiti kogutud biojäätmete kogus. Ja juba me näeme, et siin on väga suured käärid sees.
et kogu biojäätmete tekkest vaid väga väike osa on meil siis õnnestunud liigiti kätte saada viimaste aastate jooksul. Et kui biojäätmeid kokku tekib meil üle 120 000 tonni aastas, siis liigiti suudame koguda vaid alla 30 000 tonni. Ja kuna me kogume väga vähe biojäätmeid kahjuks liigiti, siis on ka biojäätmete ringlussevõtt meil võrdlemisi madal, sest et ringlussevõttu me arvestame siis biojäätmete kogutekkest, mitte ainult sellest liigiti kogutud biojäätmete osast. Ja kui varasematel slaididel oli juttu ka sellest, et saab toota siis seda komposti tootena või nii-öelda jäätmestaatuses, siis oluline on tähele panna seda, et selle ringlussevõtu ehk tumeda joone arvestusse läheb ikkagi ainult see selliste kvaliteedinõuetele vastavate toodete tootmine ehk korralik materjal, mis on liigiti kogutud biojäätmetest tehtud. Ja siis üldise sellise konteksti mõttes ka on siin välja toodud mul väiksemas kirjas 2020 aasta olmejäätmete ringlussevõtu tase, mis oli siis kahjuks vaid 29% olmejäätmete kogutekkest, mis on ka väga vähe. Nüüd järgmiseks, võib-olla teil tekkis juba küsimus, et kuidas me teame, palju on biojäätmeid segaolmejäätmetes, et mismoodi me saame öelda, et see heleroheline tulp on siis just nii suur. Selleks Keskkonnaministeerium regulaarselt tellib sellist segaolmejäätmete sortimisuuringut, mis vaatab siis Eesti sellise keskmise pildi kokku, et kui palju meil on segaolmejäätmetes erinevat liiki jäätmeid sees. Ja viimati valmis selline uuring 2020 aasta kohta ja see ütles meile, et biojäätmeid ehk siis neid köögi- ja sööklejäätmeid ja aia- ja haljastujäätmeid oli segaolmejäätmete hulgas 31,74% keskmiselt. Ehk siis see segaolmejäätmete konteiner, mis meil maja juures on, et seal on siis üle 30% tegelikult biojäätmeid, mida saaks täiesti kenasti eraldi koguda. Ja kahjuks see biojäätmete sisaldus segaolmejäätmetes ei ole viimase 10 aastaga muutunud. Selleks, et veidikese veel siia seda konteksti luua, siis kui vaadata neid biolagunevaid jäätmeid laiemalt, võtta sinna juurde siis näiteks paberijäätmed, puidujäätmed, siis on segaolmejäätmetes biolagunevaid jäätmeid kokku isegi üle 52% keskmiselt. Ehk siis, kui võtta sellise keskmise järgi, siis enamasti meil kodude juures segaolmejäätmete konteineris üle poole on sellist biolagunevat massi, mida võiks eraldi koguda ja ringlusesse suunata. Nüüd selleks, et lisaks sellele sortimisuuringu andmestikule saada natukese paremat ülevaadet veel sellest, milline on see liigiti kogumise hetkeseis meil Eestis, teeb ka Keskkonnaamet viimastel aastatel regulaarselt sellist korraldatud jäätmeveo ülevaadet, mille käigus nad analüüsivad kohalike omavalitsuste korraldatud jäätmeveo hankeid ja jäätmehoolduseeskirjasid, mis on siis, need viimased on siis sellised kõige olulisemad dokumendid omavalitsusest, mis ütlevad ära elanikele ja teistele jäätmetekitajatele, et mida ja kuidas tuleb mingisuguste jäätmetega peale hakata. Ja viimati siis 2021 aasta sügisel valminud analüüs näitas, et 49 Eesti omavalitsus 79 olid hõlmanud köögi- ja sööklejäätmed korraldatud jäätmeveo hulka, kellel on natuke suurem ekraan, need näevad siit kaardi pealt, et need on need sellised siis rohelise värviga märgitud, ehk on näha, kas saate vaadata, kas teie koduomavalitsus on ka korraldatud jäätmeveo hulka siis köögi- ja sööklejäätmed hõlmanud. Siin tekivad nüüd erisused. Et kui Keskkonnaamet vaataski jäätmehoolduseeskirjasid, siis tegelikult peaks olema köögi- ja sööklejäätmed korraldatud jäätmeveo hulgas rohkemates omavalitsustes. Ja üks väga selge erisus on ka see, et kui see omavalitsus on kaardil rohelisena värvitud, see ei tähenda ilmtingimata seda, et kõik inimesed saaksid siis oma kodude juures ka neid biojäätmeid eraldi üle anda, sest et seni on omavalitsused teinud ka päris palju erisusi korraldatud jäätmeveo juures biojäätmete liigiti kogumisest. Näiteks on mitmel pool hõlmatud kinnistud, kus on üle 10 korteri, mõnel pool üle 15 ja isegi kehvemal juhul varasemalt oleme näinud selliseid olukordi, kus on hõlmatud kortermajad, kus on üle 36 korteri, mis tähendab seda, et need jäätmetekitajad, kes elavad siis teistsugusel
kinnistul, näiteks 20 korteriga kortermajas, et nendel siis ei ole see biojäätmete eraldi vedamine korraldatud jäätmeveo hulgas. Aga ka sellised erisused peavad tegelikult omavalitsused hiljemalt siis järgmise aasta lõpuks kaotama ja peavad tekkima võrdsed võimalused inimestel biojäätmeid liigiti üle anda. Nii, nüüd ma näen jälle, et natukese on chatti tulnud siia kommentaare. Seal väga ei ole kommentaare, seal on pigem tehnilisi probleeme natukene. Tehnilisi probleeme. Aga ma näen, et Andres Jaadla on kirjutanud, et ehk saab neid värve kommenteerida, et ilmselt selle sama kaardi kohta, et jah, et siin sellel samal kaardil siis ongi rohelised on need omavalitsused, kus on korraldatud siis lisaks segaolmejäätmetele ka köögi- ja sööklajäätmete vedu ja kollased on siis sellised, kus on korraldatud mõni muu liik, aga köögi- ja sööklajäätmed on jäänud hõlmamata ja punased on sellised omavalitsused, kus on korraldatud ainult segaolmejäätmete vedu. Siin nüüd oluline välja tuua seda, et siin võib olla toimunud vahepeal juba ka mõningaid muutusi, kuna Keskkonnaamet tegi selle analüüsi 2021 aasta sügisel ja mitmetel omavalitsustel on juba selle aasta algusest näiteks uued hanked kehtima hakanud, et siis siin võib jah olla pildis muutusi. Aga üldiselt jah, rohelised on siis need, kes on seni kõige rohkem jäätmeliike korraldatud jäätmeveo hulka pannud, sealhulgas siis köögi- ja sööklajäätmed ja punased on siis kõige rohkem kahjuks seni taha jäänud selles korralduses. Nii, ma luban, et ma vahepeal jätkuvalt piilun ka seda vestlusakent, et kui sinna tekib peale tehniliste murede veel miskit ja tõesti, kui tekib ka selliseid tehnilisi muresid, et ma mingi hetk ära kaun, et siis ma loodan, et ma seda ka õigel hetkel märkan. Nii. Aga edasi, läheme natukese praktilisemaks teie jaoks ja vaatame seda, et missugused on siis need paremad kogumisviisid või võimalused biojäätmete liigiti kogumiseks. Ja kuna seminar on suunatud korteriühistutele, siis sellel slaidil ma olengi suuremalt fookusesse võtnud just korteriühistu võimalused, aga räägin natuke ka eramutest, kuna võib-olla meie hulgas on ka inimesi, kellel on mitu siis sellist kohta, kus biojäätmete liigiti kogumisele mõelda. Aga kõigepealt korteriühistu puhul, siis korteriühistute juurest on enamasti mõistlik koguda biojäätmeid. Eelkõige tekivad meil korteris elades siis köögi- ja sööklajäätmed, et neid on mõistlik enamasti koguda konteineriga. Ja juhul, kui korteriühistu juures, kortermaja juures tekib ka aia- ja haljastjäätmeid, ehk näiteks on murulapikene, kus tekib sügisel lehti, siis enamasti neid on mõistlik viia kas jäätmejaama või miks mitte anda üle ka kohaliku omavalitsuse korraldatava sügisese leheringi raames, et päris mitmed omavalitsused ka sellist asja korraldavad ja pakuvad. Muidugi, kui neid aiajäätmeid tekib natukese mitte suures koguses, siis neid saab panna ka sinna konteinerisse. Aga kui neid on ikkagi juba suuremas koguses, et siis selgelt nad enam sinna köögi- ja sööklajäätmete konteinerisse hästi ära ei mahu ja oleks mõistlik viia eraldi jäätmejaama või eraldi üle anda. Ja konteineri suuruse mõttes ka nüüd kindlasti tahaksin rõhutada seda, et oluline on arvestada sellega, et kui palju on selles majas elanikke ja kui palju tekib biojäätmeid. Kui me mõtleme näiteks 9-korruselisele paneelelamule, et siis ilmselt selline 80-liitrine konteiner korraliku liigiti kogumise puhul jääb selgelt väikeseks ja pigem ikkagi sobivam võiks olla juba siis suurem konteiner biojäätmete jaoks. Puudutan korraks siis ka neid eramuvariante, et eramajas elades tekkivad toidujäätmed on mõistlik koguda või käidelda kinnise kompostriga, seda enamasti nõuavad ka kohalikud omavalitsused või miks mitte siis ka konteinerisse koguda, näiteks võttes naabritega ühismahuti. Ja aiajäätmete puhul sobib eramajas näiteks ka tegelikult lahtises kompostris kompostimine, kui see on mugavam ja võimalik, või samuti jäätmejaama viimine. Et siin tulekski siis tähele panna seda, et kindlasti toidujäätmete puhul eelistada kinnist kompostrit ja aia- ja haljastjäätmete puhul võib siis ka kaaluda
kaaluda sellist lahtiskompostrit, kui omavalitsus seda on lubanud, et enamasti see ongi nendes omavalitsuse jäätmehoolduse eeskirjades täpsustatud. Aga nüüd minu eelmisel slaidil ei olnud mitte midagi nimetatud kortermaja juures kompostimisest. Ja võib tekkida küsimus, et kas siis kortermaja juures ei saagi või ei tohigi kompostida või et kas ei ole võimalik. Iseenesest see on võimalik, aga siin on päris mitmed nüansid, millele mõelda ja tähelepanu pöörata. Alustuseks üks asi, millega tutvuda on see, et kas üldse omavalitsus lubab ja võimaldab kortermaja juures kompostimist, kuna omavalitsus võib olla teinud siis ka neid piiranguid, et näiteks kõik kortermajad peavad kandma biojäätmete konteineriga üle. Kui võimalda, siis tuleks juba hakata mõtlema edasi praktilist korraldust läbi. Alustuseks, kas kortermaja juures on olemas koht, kus kompostida ehk kuhu see komposter panna, kas selle jaoks üldse on ruumi, milline komposter valida ehk jällegi mõelda sellele, et milline on elanike arv, milline on jäätmeteke, millised on need biojäätmed, mis selles kortermajas võiksid tekkida, kui palju seal on siis sellist toidujäätmete osa, kui palju on aia- ja haljastujäätmete osa. Ja võib-olla kõige rohkem ma isegi rõhutaksin seda poolt, et kas on koht, kus seda komposti hiljem ka kasutada. Et hästi tore võib-olla kompostida küll ja üheskoos kogukonna tunde tekitamiseks seda teha ja katsetada, aga kui selle kompostiga hiljem midagi peale ei ole hakata, et siis tegelikult ei ole ka mõistlik seda kompostimistoimingut teha. Ja võib mõelda sellele, et olgu, et kompostimisega biojäätmete mass väheneb ligi poole võrra, et äkki teeks siis seda sellise eeltoiminguna, aga siis tekib ikkagi küsimus, et kas see selline aja ja ressursikulu elanike jaoks kaalub seda protsessi üles, et siis natuke seda jäätmekäitlejale üleantavat massi vähendada. Et pigem tõenäoliselt ei teki sellist suurt motivatsiooni sellega tegelema hakata sellisel juhul. Ja veel ka hästi oluline mõelda sellele, et kes selle kompostimise eest vastutab ja kas kõik panustavad. Sest et kui me mõtleme sellele, et kortermajas elab meil ilmselt väga palju erinevate harjumustega inimesi, siis ka näiteks ühe inimese kehvasti kogutud jäätmed ja prügi võib rikkuda kogu selle kompostrisse minevate jäätmete massi. Ehk peaks olema keegi selline, kes on eestvedaja, kes jälgib seda, et protsess toimiks, aga samas kõik peavad olema valmis panustama. Muidugi on oluline, et kõik panustaksid ka konteinerisse biojäätmete liigiti kogumisel, aga kompostimisega see on eriti oluline sellepärast, et vältida neid selliseid pettumusi ja negatiivseid kogemusi ka, kus näiteks see protsess ei lähe käima, sest et ei ole õiged jäätmed õiges tasakaalus ja vahekorras, kompost ei ole piisavalt õhustatud ja piisavalt sagedasti segatud või võib-olla kuumal suvisel perioodil on kompost liiga kuivaks jäänud, et seda pole niisutatud. Et kõiki selliseid asju peaks jälgima ja mõtlema. Ja siis saab ka mõelda, et kas see kompostimine kortermaja juures on kõige parem lahendus. Nii, vaatan korraks jälle vahepeal praeguse ploki vahetapiks siia vestlusaknasse. Ja, siin on tulnud just küsimusi enda aiajäätmete kohta küll, et inimesed on selle kohta siin päris mitu arvamust kirjutanud. Nii, et on siis kirjas, et aiajäätmed on ka puude väiksemad oksad, aga neid ära ei viida biojäätmetena. Jah, et neid saab anda enamasti üle jäätmejaamades, et kindlasti tasub oma piirkonna jäätmejaama puhul vaadata, et millistel tingimustel, milliseid jäätmeid see vastu võetakse. Siis küsimus, et kas väikeses koguses on lehti panna biojäätmete konteinerisse. Küsimus ongi selles, et mis on see väike kogus, aga tõesti, kui ta on selline väike kogus, et ta justkui ei moodusta sellest konteinerist enamikku, et siis ta ikka materjali poolest sobib. Lihtsalt jäätmevedaja jaoks tekibki see küsimus, et tema peab kindla koodiga kindlaid jäätmeid, et tema siis jälgib eelkõige seda, et seal oleksid köögi- ja sööklajäätmed sees. Nii, loen järgmine küsimus on selle kohta, et mida korraldamine tähendab, et oma kompostimise koht on aias olemas, mis on võrguga kaetud näriliste kaitseks
ja kas nad saavad niimoodi jätkata või tuleb hankida lisaks toidujäätmete konteiner ja kas konteiner on tasuline. Väga head küsimused selles mõttes, et siin tulekski nüüd täpsustada, et millised on need kohaliku omavalitsuse tingimused siis. Et kas kohalik omavalitsus arvestab seda kompostrit kui biojäätmete liigiti kogumiseks sobivat lahendust selle 7 korteriga maja puhul või nad on ette näinud selle, et tuleks konteiner juurde võtta ja konteinerite puhul ka see maksumus omavalitsuseti erineb, et ühest küljest erineb see tühjendamise tasu, mis on hanke tulemusena saadud siis hind ja samuti võib see konteineri renditasu ka erineda. Nii. Väikest oksarisu Pärnus ära ei viida, et mille alla need siis kuuluvad. See väikseid oksi, tegelikult need kuuluvad samamoodi selle sama aia ja haljastujäätmete alla, sellised peenikene see oksarisu, aga siin tekibki tõenäoliselt erinevus sellest, et omavalitsus ongi otsustanud selle lehtede kogumise teenuse tuua kodude juurde eraldi teenusena, aga koguda siis neid oksakesi jäätmejaamas, et soovitan ka siis omavalitsuselt täpsemalt üle küsida, kui see on näiteks jäänud ebaselgeks, et kuidas neid oksi on võimalik koguda. Ja Tatjana küsib, et kompostida ei ole ju mõistlik lihaluid ja muid seesuguseid jäätmeid, kuhu neid siis panna. Jah, et sellise lahtise kompostriga või lahtise komposti auna puhul tegelikult see ei ole mõistlik, kuna see tahab meelitada ligi kahjureid, närilisi, loomi, linde ja samamoodi need jäätmed ei taha väga hästi sellises lahtises hunnikus lagunema hakata, et neid oleks parem kinnises kompostris kompostida või siis ikkagi koguda eraldi konteineriga. Nii, praegu hetkel said ma loodan, et need küsimused vastuse, aga hiljem saame vajadusel tulla nende juurde veel tagasi. Et ma läheksin siis nüüd edasi juba natukese rohkem sealt õuest konteineri või kompostri juurest meie selliste tubaste ja esmasemate toimingute juurde, et vaadata seda, et mida me siis üldse juba seal alguse etapis toas biojäätmetega teha võime. Ja selleks, et paremini mõista, et mis sobib ja mis ei sobi biojäätmete konteinerisse ja miks mitte siis ka sellise kompostimise protsessi juurde on tehtud biojäätmete liigiti kogumise kohta ka juhis, kus on välja toodud see, et muidugi riknenud toit ja toidujäätmed, erinevad puuviljad, köögiviljad, nende koored, liha ja kalajäätmed, kalaluud, muna ja pähklikoored, need kõik sobivad biojäätmete konteinerisse. Aga võib-olla mida sageli ei teata, on see, et ka pabermassist munarestid, majapidamispaber ja pabersalvrätid on ka selline materjal, mis sinna konteinerisse sobib. Samamoodi kohvipaks, paberfiltrid, lõikelilled ja ilma potita toadaimed. Ja on ka ära nimetatud rida siis selliseid jäätmeid, mida biojäätmete hulka ei tohi visata. Tavalistest kilekottidest kuni ravimite, mähkmete, tolmuimejakottide ja erinevate muude plastist materjalideni välja. Nüüd selleks, et te saaksite näiteks kas oma ühistustendile või meililisti jagada neid juhiseid, olen ma lisanud siia slaididele, mis loodetavasti hiljem ka teile laiali jagatakse, lingid, kust on kättesaadavad erinevad liigiti kogumise juhised. Et seal on siis nii eesti kui venekeelseid ja inglisekeelseid juhiseid, aga samamoodi ka selliseid piltsüsteemid, kui näiteks on tahtmist konteineri peale kleepida või kas või ühistustendile info mõttes kleepida selliseid piktogramme, et siis ka neid leiab nendelt linkidelt. Ja mida ma veel tooksin välja on see, et osa kohalikke omavalitsusi on ka teinud oma elanikele liigiti kogumist puudutavaid juhendeid. Et näitena on siin toodud Tallinna link ja Tallinn on siis katnud oma biojäätmete liigiti kogumise juhendis tegelikult sarnaseid teemasid, nagu ka selles tänases ettekandes on. Et nii see, et kuhu liigiti kogutud biojäätmed lähevad, miks on neid oluline koguda, kui ka siis see, et kuidas seda liigiti kogumist teha. Et need on päris head ülevaatlikud materjalid, millega tutvuda. Tulen korraks nüüd veel selle juhise juurde tagasi, et nagu te märkate, et biojäätmete konteinerisse võib panna biojäätmeid kas lahtiselt paberkotis või täielikult biolaguneva ja komposteeruva kotiga. Et see on see punase kasti sees olev tekstiosa.
Ja hea meelega räägiksin ka natukese need nõuded lahti, et mida see siis tähendab. Alustuseks, kui me räägime toas biojäätmete sellisest esmakogumisest, siis kõige parem on biojäätmeid koguda lahtiselt. Võib seda kogumisanumat, mida me ka natuke aja pärast veidike lähemalt vaatame, võib vooderdada kas sellesama pabermassist munaristiga või näiteks majapidamispaberiga, aga võib ka teha täitsa nii, et kui ongi selline kogumisanum, kogute sinna lahtiselt ja viite kallutate õue konteinerisse tühjaks. Teine variant on koguda paberkotis ehk sellises tavalises paberkotis, mida tegelikult on päris palju ka tänapäeval poodides saada. Aga on ka variant ajalehest ise kogumiskott teha. Ja kolmas variant, kus ma peatan natuke pikemalt ja püüan seda võimalikult lihtsaks lahti selgitada, on koguda biojäätmeid täielikult biolagunevas ja kompostitavas kotis. Nii, ja siin on nüüd oluline siis selleks, et veenduda, kas see materjal päriselt ka on tööstuslikult ehk jäätmekäitleja juures kompostitav, on oluline veenduda, et kas see vastab standardile. Ja absoluutselt ei ole vaja neid numbreid meelde jätta, aga siin slaidil on ka ära toodud, et mis on levinuim Euroopas kasutatav standard ja USA standard, mis on samaväärne, aga lihtsam on endale meelde jätta, et selleks, et veenduda, kas see biolagunev ja kompostitav biojäätmete kott on täielikult päriselt ka kompostitav, tuleks vaadata, kas sellel kotil endal või selle ümbrispakendil on näiteks selline lehekese märgis või selline idumärgis või siis TÜV Austria Compost või Compost Home märgis. Ja siin on paremal pool see foto näitab, et milline see siis päriselt selle koti peal ka välja näeb. Et siin on näha see idumärgis, kus on ka tegelikult tähelepanuväärne see, et alati kui asi on õige, siis selle märgise all on ka selline 6-kohaline tootjakood. Seda kindlasti ei pea niimoodi meelde jätma, aga lihtsalt enda võib-olla kuskile ajusoppi jääb meelde see, et alati selleks, et asi oleks päriselt ka õige, on seal ka siis selline lisakoodikene juures. Ja samamoodi siis siin on ka näide sellest TÜV Austria märgisest, kus on ka näha, et paremal märgise all nurgas on jällegi ka tootjakood ära toodud, mis tõendab, et sellel konkreetsel tootjal on siis see selline sertifikaat olemas, et tema toode vastab standardile. Nüüd nende standarditega seoses ma tooksin kindlasti välja seda, et need näitavad tõesti sellist tööstuslikku kompostitavust ehk mitte mingil juhul ei ole need mõeldud looduses lihtsalt lagunemiseks, metsal, veekeskkonnas või maha maetuna lagunemiseks. Ja teinekord on näha ka selliseid eksperimente, kus võetakse siis mõni justkui kompostitav pakend või kilekott, maetakse maha ja siis imestatakse 3 kuu pärast, et aga võtsime maha ja polegi ära lagunenud, aga need ei olegi sellistes tingimustes lagunemiseks tegelikult mõeldud. Et need on mõeldud tööstuslikuks kompostimiseks, kus saavutatakse siis teatud aja jooksul teatud temperatuur, niiskus ja nii edasi. Et seda kindlasti tasub meelde jätta. Ja osa võib-olla juba ka märkas, et üks nendest TÜV Austria märkidest on Compost Home, mis võiks viidata sellele, et justkui võiks sobida kodus kompostimiseks selline kott, aga tegelikult kindlasti ei soovita kodus ei kompostijaunas ega kompostris või muul kompostimisviisil neid kompostitavaid kotte ja muid materjale, olgu nad siis karbid või kahvlid või mis iganes kompostima hakata. Sellepärast, et alustuseks Eestis on juba kliima selline, kus meil see kompostimisprotsess ei pruugi niimoodi käima minna, nagu see materjal vajab, aga lisaks ka sellele, et see materjal siis ei lagune, tekib küsimus, et mida see siis meile sellele kodusele kompostile ikkagi juurde annab. Et kui me ise kodus kompostime, et siis me saame need lahtised sinna kompostrisse viia ja me ei vajagi seda kilekotis kogumist. Ehk igal juhul see siit tasub kaasa endaga võtta, et need sellised kotid ikkagi on mõeldud sellisele jäätmekäitleja juures kompostimisele ja kindlasti ei ole sobilikud loodusesse või kodukompostrisse. Ma loodan, et need märgid said natuke selgemaks, et ma jälle korraks piilun ka siia chatti
väga hea, et on toodud välja ka see küsimus, või see kommentaar, et paljud panevad biojäätmeid konteinerisse kilekottides. Ja see tegelikult on selles mõttes tõesti probleem, et kilekotis ei tohiks biojäätmeid konteinerisse panna ja need peaksid sellisel juhul, kui inimene toas tahab koguda biojäätmeid kilekoti sees, siis sellisel juhul oleks tark teha nii, et võtta see kilekott endaga õue kaasa, sisu tühjendada biojäätmete konteinerisse ja see kilekott visata segaolmejäätmete konteinerisse. Et siis tubane mugavus, et haaran kilekotti, peaks saama seal konteineri juures nii-öelda tasa tehtud, et jah, kilekotis ei tohi tegelikult biojäätmeid koguda. Kahjuks on kunagi olnud piirkondi, kus on seda lubatud ja siis inimestel on ka see mugavus juba mõnel määral tekkinud, aga ikkagi õige see ei ole. Bolti ja Wolti pakendite kohta on küsimus, et kas neid biopakendeid võib panna biojäätmete kasti. Nendega on nüüd nii, et need sellised karbid on iseenesest oma olemuselt pakendid ja täiesti ausalt ütlen, et selliste biolagunevate toidukarpide, pakendite, kohvitokside ja muude materjalide käitlemisega ei ole Eestis väga hea seis, sellepärast et meil on jäätmekäitlejatel käitlusviisid erinevad ja osa, kas sõelub ja sordib nad enne protsessi biojäätmete juurest juba välja ja osa võib-olla selle toimingu lõpus, et siis pigem lähtudagi sellest, et biojäätmete hulgas need ei pruugi saada lagundatud Eestis ja pigem siis lähtuda sellest, et need on pakendid ja pakendijäätmete hulka panna. Nii, Piret on öelnud, et kaupluse kettidele peaks biokottide osas selgitustööd tegema ja on igasuguseid biolagunevaid kotte selle nime all müügil ja täiesti nõus, et siin kindlasti on vaja veel ka kauplust teadlikkust tõsta selle kohta, et millised on siis tegelikult päriselt ka need biolagunevad, et selle biolaguneva ja kompostitava nime all on päris palju sellist rohepesu võimalik kahjuks teha. Nii, meili küsimused on natukese pikemad, et üks hetk ma kohe vaatan. Nii, et kui eesmärgid ei ole kokku lepitud, ilmselt meili mõtleb see, kui ei ole sihttaset kokku lepitud, sest eesmärk ju koguda on kokku lepitud, et kas omavalitsustel on keskkonnaalane kompetents seadusandlusele vastav ja või mitmekülgsem kui Keskkonnaametis. Ja kas Keskkonnaamet on KOV-ides koostatud jäätmete kogumise korraldamise juhenditega nõus ning oma heakskiidu andnud ning millest see väljendub? See küsimus, et kas omavalitsustel on keskkonnaalane kompetents seadusandlusele vastav ja või mitmekülgsem kui Keskkonnaametis, ma arvan, et ma ei saa sellele küsimusele üheselt vastata, sest meil on Eestis 79 omavalitsust, kus on väga erinev olukord juba ainuüksi selles vaates, et kas omavalitsusel on olemas keskkonnaspetsialist. Et ma ei saa anda sellist ühest vastust, sest me nägime ka sellesama kaardi pealt, et me tegelikult see liigiti kogumise tase omavalitsused erineb, aga see alati ei pruugi olla kompetentsi küsimus, seal võib olla mingisuguseid muid küsimusi. Aga see pool, et kas Keskkonnaamet omavalitsustes koostatud jäätmete kogumise korraldamise juhenditega on nõus olnud ja oma heakskiidu andnud, millest see väljendub? See pool väljendub selles, et kõikidel kohalikel omavalitsustel on kohustus oma jäätmehoolduseeskirjad, jäätmekavad ja korraldatud jäätmehanke dokumendid saata arvamuse avaldamiseks Keskkonnaametisse. Ja Keskkonnaamet siis vaatab üle, et kas need vastavad seadusele ja kas need on siis õigesti tehtud. Aga see arvamus paraku ei ole ka siduv. Ehk juhtub tõesti ka seda, et Keskkonnaamet annab oma arvamuse, aga hiljem ikkagi siis selle jäätmehoolduseeskirjas või hankedokumendis pole selle arvamusega täielikult arvestatud, aga sellega siis ka Keskkonnaamet ja tegelikult Keskkonnaministeerium järjepidevalt tööd teeb, et omavalitsuste kompetentsi nii-öelda tõsta või pakkuda neile tuge, et nende dokumentide kvaliteet saaks paremaks. Järgmine küsimus on selle kohta, et kui tihti neid konteinereid pesema peab, et lähevad ju haisema. Ja öeldi, et kastipesu kestab 6 aega, et kas sinni oleme kastita. Sellisel juhul tasuks küsida, et kui jäätmevedaja, ma eeldan, on siis öelnud, et kastipesu kestab 6 aega, tasuks siis jäätmevedaja käest küsida üle, et mis see lahendus siis seni on, sest kindlasti see sellisel juhul ei sobi, et te 6 aega olete ilma kastita.
Konteineri pesemise sagedus sõltubki sellest, et milline see olukord selle konteineriga parasjagu on. Nii, ja ma võtan praegu ühe küsimuse veel ja siis ma lähen edasi. Või siin pigem vist on kommentaar, et Eesti Keskkonnateenus ei ole Põhja-Tallinnas biokotte konteinerisse pannud, vaatamata mitmele palvele. Ühes korteriühistus oli olemas ja konteineri sisu on kotita päris jube ja haiseb eriti suvel. Jah, suvel, kui on sellised kuumad ilmad, nagu siin on viimasel paaril suvel kippunud olema, tahab see biojäätmete konteiner ikkagi väga sagedasti tühjendamist, et ei tekiks selliseid probleeme. Võib-olla siis see üks korteriühistu lihtsalt üks mõte, et võib-olla nad on siis ka ise selle vooderduskotti sinna pannud, et ei oskagi öelda, et siin võib ka see variant olla. Et jah, et teinekord neid vooderduskotte nõuab ka omavalitsus tegelikult, et jäätmevedaja peab neid pakkuma. Nii, aga läheme siis nendest kilekottidest või biolagunevatest ja kompostitavatest kilekottidest edasi. Ja tahtsin siia lihtsalt tuua veel ka Tallinna liigiti kogumise juhisest või sellest biojäätmete juhisest näite sellest, kuidas on ka täitsa olemas siis need juhendid, kuidas ajalehepaberist valmistada biojäätmete kotte. Ise ei ole proovinud, olen kuulnud, et pidavad toimivad, kellel on rohkem peale hakkamist ja tahtmist näiteks lastega meisterdada, et miks mitte siis proovida selline kogumiskott teha. Aga vaatame korraks ka selliseid neid anumaid, milles siis biojäätmeid võiks koguda. Hea oleks toas biojäätmete kogumiseks kasutada sellist kogumisnõud, mis on õhku läbilaskva kaanega. Ja kuna seesama õhustatus aitab siis hoida ära juba toas sellise liigse niiskuse ja ebameeldiva lõhnateket. Aga iseenesest siin saab oma fantaasia lasta lendu ja ei pea ilmtingimata olema siis spetsiaalne kogumisanum, võib ka oma siis olemasoleva mingisuguse prügikastisüsteemi kohendada vastavaks, võtta kasutusele olemasoleva šašlõkijämbri või siis tegelikult leiab poest ka selliseid natukese disainanumate moodi anumaid, mis mõnel pool võib-olla sobivad ka köögikapi peale. Nii et valikuid on ja mõni kohalik omavalitsus on ise oma elanikele jaganud neid selliseid kogumisanumaid, et enamasti on need siis sellised korvikesed, nagu siin üleval vasakul on näha. Aga võib-olla natukese veel ka sellistest müütidest ja nende lahendustest või siis müütide kummutamisest, et võib-olla mõni tuleb teile nendest järgnevatest endale tuttav või olete näiteks ühistu koosolekul naabrite suust kuulnud selliseid mõtteid. Et üks väga levinud mõte seoses biojäätmete liigiti kogumisega ja selline mure on see, et elamine on liiga väike, köök on liiga väike ja sinna ei mahu liigiti kogumiseks prügikastid ära. Aga siis tasuks tegelikult mõelda sellele, et kui me hakkame liigiti koguma, siis tegelikult see jäätmete üldkogus meil ju ei muutu. Ehk üks variant on see, et me võime siis oma olemasoleva prügikasti asendada mitme väiksemaga või miks mitte jagada siis olemasolevat prügikasti sektoriteks, nagu siin pildi peal on näha, et on ka tehtud. Ja samamoodi siis saab kasutada biojäätmete kogumiseks olemasolevaid anumaid, mis loodetavasti mahuvad kas sinna köögikraanikausi alusesse kappi, kus meil enamasti prügikastid kipuvad olema ära või näiteks siis ka neid ilusamaid disainanumaid saab julgelt hoida köögikapil. Biojäätmete eraldi kogumine haiseb on ka väga levinud mõte ja siin tooksin välja selle, et biojäätmed ei haise tegelikult eraldi kogudes rohkem, kui nad seda segaolmejäätmete hulgas teevad. Et seal tekib samamoodi see probleem, kui nad pikalt seisavad, kui tekib selline niiske anaeroobne keskkond, et siis kipub see hais ikkagi tekkima. Aga pigem see eraldi kogumine ja sagedasem väljaviimine toas kogumise mõttes on ju isegi hügieenilisem, sest et kui me kogume erinevad jäätmeliigid eraldi, näiteks biojäätmed eraldi, vanapaberi eraldi, pakendijäätmed eraldi, siis me saame ise reguleerida, millal me neid välja viime, millal me tühjendame ja nii tekib tegelikult segaolmejäätmeid väga-väga vähe ja neid on siis võimalik väga harva toast välja viia. Kardetakse, et biojäätmete eraldi kogumine on keeruline. Aga kui me mõtleme erinevatele jäätmeliikidele, et näiteks, et meil tekib pakendijäätmete puhul teinekord küsimus, et kas kommipaber sobib pakendite hulka või mitte, sobib, aga küsimus võib ikkagi tekkida. Või näiteks, kui siin ka tekkis küsimus nende Woldi toidupakendite osas, et kas sobib biojäätmete hulka või kuskile mujale, siis tegelikult traditsioonilised tavalised biojäätmed
on sellised, mille puhul me ikkagi saame hästi aru, et kas need sobivad biojäätmetesse või mitte. Ja see eraldi kogumine ei ole tegelikult keeruline. Et näiteks kui vaadata siin neid fotosid, mis on slaidi peal näitena välja toodud, siis me mõistame, et need plastpakendid ei ole biojäätmed, aga apelsinikoor, hallitanud sai ja banaanikoor, et need on biojäätmed. Ja selle poole pealt, et biolagunevad kotid on kallid, tegelikult juba justkui katsime ära ka selle osa, et biojäätmeid ei pea koguma selles kilekotis, saab koguda näiteks paberist kotis või meisterdada ise mingisugune ajalehe paberist lahendus, et ei pea endingimata ostma neid kompostitavaid kotte ja siis näiteks ajama seda märki sealt koti pealt ka taga, et veenduda, kas tegu on õige asjaga ja siis mõelda, et ta on jube rahakotivaenulik, kuigi tegelikult lõppkokkuvõttes neid kotte ei kulu nii palju, et siis saab igaüks ise teha arvestuse ja arvutuse, et kas tema jaoks võib-olla ikkagi see kottide ostmine on lihtsam ja parem lahendus, kui hakata ise midagi meisterdama või lahtiselt koguma. Ja kõige võib-olla levinum jäätmete liigiti kogumise selline küsimus või müüt on see, et miks ma üldse kogu liigiti, kui nagunii tuleb jäätmeauto ja nagunii kallab kõik ühte kohta kokku. Ja siin on mitu aspekti, millele mõelda. Üks asi on see, et mõnel pool omavad jäätmevedajad juba selliseid mitmekambrilisi autosid, kuhu saab erinevad jäätmeliigid ühe jäätmeveoringiga kokku koguda. Aga tõsi on, et see ei ole väga levinud. Et levinum on selline olukord, kus on valed jäätmed konteineris ja need ei viida näiteks biojäätmete ringiga ära ja viiakse hoopis segaolmejäätmete ringiga. Sest et sellisel juhul, kui seal on näiteks väga palju plasti, kilet, võib-olla isegi ehitusjäätmeid või veel midagi muud valesti kogutud jäätmetest, siis liigitub kogu see konteineri sisu segaolmejäätmeteks. Ja elanike jaoks tähendab see sageli ka suuremat arvet, sest et sellisel juhul esitatakse neile siis tühisõiduarve ja nad peavad eraldi selle segaolmejäätmete sõidu eest veel maksma. Ehk siis igal juhul see liigiti kogumine aitab ka sellist olukorda vältida, kus siis peab maksma segaolmejäätmete eest tühisõiduarveid. Nii, aga ma võtan siin selle seni kuuldu kokku ja siis vaatan ka jälle korraks chati. Aga kõigepealt siis, mis me oleme seni rääkinud, on see, et biojäätmete liigiti kogumine on oluline erinevate keskkonnamõju vähendamise aspektide poolest, aga siis ka ikkagi selleks, et rohkem materjale ringlusesse suunata ja rohkem siis toota uusi tooteid meie siis juba olemasolevast materjalist ja vältida siis sellist esmase toorme kasutamist. Kahjuks on liigiti kogumise tase meil hetkel väga madal, vaatamata sellele, et me juba peaksime liigiti koguma ja samamoodi siis ka kahjuks biojäätmete ringlusse võtta väga madal. Seni on liigiti kogumisel tehtud omavalitsustes erisusi, aga edaspidi tuleb need kaotada ja peab muutuma elanike jaoks see liigiti kogumise nõue selgemaks ja ühtlasemaks. Korteriühistu juures üldjuhul on sobivam koguda biojäätmeid konteineris. Toas kogumiseks on olemas lai valik kogumisanumaid ja saab tõesti ise otsustada, mis on endale kõige mõnusam köögis kogumiseks ja selle kogumisanuma sees saab siis lahtiselt paberkotis või täielikult kompostitava kotiga koguda. Ja kui tahetakse koguda tavalise kilekotiga, siis veel rõhutan üle selle soovituse, et siis sellisel juhul biojäätmed raputada biojäätmete konteinerisse ja kilekott panna segaolmejäätmete hulka. Ja mida veel siis on hea endaga kaasa võtta, ongi see mõte, et kohalik omavalitsus võib olla ka jäätmehoolduse eeskirjas teinud täpsustusi selle kohta, et kuidas liigiti kogumine peaks käima, kuidas seda tohib teha ja mis on lubatud, et seda siis tasub igaks juhuks ka üle vaadata. Nii, aga enne kui ma lähen oma ettekande viimase ploki juurde, vaatan uuesti ka siia sellesse vestlusaknasse. Nii, Õime on küsinud, millisesse kasti panna laste salvokas katkine. Selles mõttes, et see selline laste salvokelk või kelgu küsimus on läbi aegade pidevalt esile kerkiv, et ühest küljest on neil hea plastmaterjal, et kui on jäätmejaama asja, et miks mitte seda siis viia plastijäätmejaama ära, aga kindlasti, kui meil kodu juures on küsimus, et kas siis täitsa katkine kelk ja kelgu
jäägid, et kas need sobivad segaolmejäätmete konteinerisse, siis jah, pigem selline katkine asi segaolmejäätmete hulka. Siis on öeldud, et jäätmevedajad pakuvadki biokotte, ise panevad peale, pärast tühjendamist aga maksab, aga vähemalt ei haise nii hullust. Jah, et sageli see on teenuse osa. Nii, ja siis siin on huvilistele Andres Jäädlalt veel ka info, et mida Eesti Korteriühistute Liit pakub korteriühistutele. Et sellel ma siis praegu hetkel rohkem pikemalt ei peatu. Aga me oleme rääkinud nüüd sellest, et miks liigiti koguda, kuidas liigiti koguda, mida teha siis juba tekkinud jäätmetega. Aga tegelikult, kui me mõtleme sellele, et üleüldse vähendada oma tarbimise ja käitumise keskkonnamõjusid ja oma jäätmetega seotud keskkonnamõjusid, siis kõige parem lahendus on vältida jäätmeteket. Kellel on väiksemad ekraanid, ärge ehmuge, et praegune slaid on selline suhteliselt väikeses kirjas. Ma räägin kõik olulise siit lahti ja ei pea muretsema, kui kohe ei näe, et mis siin kirjas on, et siis hakkame koos järgemööda liikuma. Aga lõpetuseks tahaksingi rääkida biojäätmete tekke vältimisest. Ja kui me räägime biojäätmete tekke vältimisest, siis eelkõige me räägime tegelikult toidujäätmete tekke vältimisest, sest et juhul, kui meil on aed, siis on paratamatu, et teatud aiajäätmed meil tekivad. Ja tegelikult ka toidujäätmete puhul, et kui me sööme, on paratamatu, et teatud toidujäätmed tekivad. Et kui me tarbime köögivilju, võivad tekkida teatud koored, mida me ei saa ära süüa, puuviljade puhul koored, seemned, mida me ei saa ära süüa, liha puhul kondid, mida me ei saa ära süüa. On paratamatu, et osa toidujäätmeid tekib, aga me saame vältida sellist toidu raiskamise osa ehk väga suurt osa tekkivatest toidujäätmetest me saame vältida ja selleks on hea teada, et milline on meil siis see selline Eesti hetke olukord toidujäätmete tekkega. Ja kui üldiselt meil tekib Eestis kokku aastas ligi 167 000 tonni toidujäätmeid, millest pool on raisku läinud toit, siis kahjuks enamik nendest toidujäätmetest tekib just nimelt meil kodudes, üle 80 000 tonni aastas ja sellest üle 30 000 tonni on selline toit, mida me oleksime saanud ära tarbida ja mis oli siis välditav. Ja kui seda nüüd taandada ühe inimese peale, siis selline jälle statistiline keskmine. Kindlasti siin tänaste kuulajate hulgas on neid, kes peaaegu mitte midagi kunagi ära ei viska ja võib-olla neid, kellel kahjuks läheb natuke rohkem toitu raisku. Aga et siis selline statistiline keskmine ütleb meile, et inimese kohta kodudes visatakse 61 kilogrammi toidujäätmeid aastas ära ja sellest 26 kilogrammi on siis selline toit, mille äraviskamist oleks saanud vältida. Kõige rohkem meie kodudes läheb raisku puu- ja köögivilju, aedvilju, siis täpsemalt marju, igasugu erinevaid värskelt puuvilju, aga samamoodi ka valmistoitusid ja piimatooteid ja mune. Kui vaadata eraldi, et milliseid valmistoitusid rohkem ära visatakse, siis enim visatakse ära suppe, putrusid, võib-olla kellel on kodus väikesed lapsed, tuleb eriti tuttav ette, et seda hommikuputru võib kippuda alles jääma, aga samamoodi siis ka köögiviljasalateid ja valmistoitude segusid, et kui taldrikul on juba erinevad asjad kokku tõstetud, kaste, kartul, salat, et siis ka selliseid segusid me kipume ära viskama. Ja väga sageli on toidu äraviskamise põhjuseks see, et toit on meie meelest riknenud või ta on liiga kaua seisnud, et me ei taha seda enam süüa või on tema kasutamise kuupäev möödunud. Ja muud põhjused on siis juba sellised väiksemad, et kas on liiga palju valmis tehtud või lihtsalt enam ei tahtnud süüa ja nii edasi. Aga nüüd selleks, et siis pakkuda nippe ja tuge selleks, et vähendada seda toidu raiskamist, on meil ka Keskkonnaministeeriumis mitmed nipid kirja pandud ja hea meelega jagaksin mõningaid neist ka teiega. Ma usun, et paljud on teile juba tuttavad, võib-olla paljusid ka ise juba kodus rakendate, aga äkki midagi on ka jälle sellist uut või midagi sellist, mida siis tuttavatele veel soovitada. Et kõige lihtsam alustuseks on planeerida ette oma menüü ja ostunimekiri ja selle juures arvestada siis seda, mis on meil juba kodus olemas ja mis võib-olla hakkab natukesega juba varsti käest ära minema. Et näiteks tean, et mul on kodus külmikus olemas
kodujuust ülehomse kuupäevaga, et siis ma juba mõtlengi ette, kuidas ma seda kodujuustu saaksin ka ära kasutada. Ja võikski planeerida teadlikult selliseid toitusid endale menüüsse, kus kasutadagi siis juba neid olemasolevaid asju võimalikult palju ära ja kui selline menüü planeerimine natuke hirmutab või kohutab, et siis ei pea seda ju tegema nädalaks ette, et seda võib teha 2-3 päevaks kasvõi ette või kasvõi mõtlen, et olgu, mis ma täna õhtul ja homse õhtuni söön, et saab väga ka sellise lühema perioodiga teha, kui selline pikk planeerimine tundub liiga kammitsev. Siis söögikülblike toidu ülejääke saab ära kasutada, et miks mitte sellest samast õnnetust hommikupudru jäägist teha pannkooke või pruuniks läinud banaanist smuutit või banaani sellist keeksi või näiteks erinevad köögiviljajupid panna kokku püreesuppi, et saab olla leidlik, kuivanud saia kotlettides kasutada ja nii edasi. Hästi oluline on teada, mis on parim enne ja kõlblik kuni kuupäevade erinevus. Et see, et kui toit on parim enne kuupäeva ületanud, siis enamasti see ei tähenda, et ta enam ei kõlbaks süüa, vaid see tähendab seda, et tuleks enne nuusutada, vaadata ja maitsta, aga tõenäoliselt ta kõlbab jätkuvalt kenasti süüa. Ja Eestis kui üha rohkem tegelikult piimatooteid läheb üle parim enne märgistusele, kui need on pastöriseeritud, et seda tasub ka jälgida. Ja kõlblik kuni kuupäev on siis tõesti see kuupäev, mille puhul me peaksime arvestama, et me selle toidu enne selle kuupäeva möödumist ära sööksime. Ja kui on kahtlus, et näiteks külmikus olev hakklijapakk, mis kannab ülehomset kuupäeva, läheb enne käest ära, kui jõuate selle ära teha, teate, et näiteks täna, homme, ülehomme toitu ei valmista sellest, võite panna sügav külma. Siis üheks nipiks on meil toiduainete kapis ümberpaigutamine, mis on kasutusel ka professionaalsetes tegelikult restoraniköökides, et varem ostetud asjad või siis sellised läheneva tähtaega asjad on eespool, uued asjad kapist tagapool ja samamoodi üheks nipiks võib olla see, et teha täiesti külmkappi eraldi riiul, kus kogu pere teab, et on need toidud, mis hakkavad vaikselt käest ära minema, et tuleb enne rutta ära süüa, kui kuupäev möödub. Et näiteks sama siis ülehomse kuupäevaga kodujuust saaks olla seal riiulil, sest kõik teavad, et olgu selle kodujuustu me sööme esmajärjekorras ära või teate, et selle kasutate esmajärjekorras toidu tegemisel ära. Kõiksugu nii-öelda esivanemate tarkused kuivatamise, hoidistamise kohta saab käiku lasta. Paljusid toitusid saab külmutada, saab panna näiteks portsjonite kaupa toidu sügavkülma, et sealt kiirel päeval mugavalt näiteks supiports või muu lõunasöögiports võtta ja ära süüa. Heaks nipiks on veel võtta kasutusele väiksemad taldrikud, lusikad ja kahvlid, sest siis me tõstame vähem toitu endale korraga ette. Ja taldrikule toitu alles ja miks mitte jagada siis ka oma sõprade, kolleegide, naabritega sellised söödavat toitu, mida me oleme ülemäära palju valmistanud, et näiteks teete liiga palju lasanjat või liiga palju pirukaid, et siis korteriühistus heade naabritega saab ju neid tegelikult jagada. Ja kui teil on selline korteriühistu või selline maja, kus on või kogukond, kus on kokkuhoidvad inimesed, kes palju omavahel suhtlevad, et miks mitte siis ka teha selline toidu raiskamise vältimise üleskutse või väljakutse ja vaadata, et kuidas õnnestub toidu raiskamist vähendada ja kas üldse õnnestub, et võib-olla olete juba väga tublid kõik ja kõik head nipid on kasutusel, aga siis igal juhul tasub neid omavahel jagada. Ja siin on siis ka lisatud mulle linke jälle, kus te leiate siis erinevaid nippe veel, kuidas vähem toitu raisku läheks. Et Keskkonnaministeeriumi kodulehel on eesti, vene ja inglise keeles nippe. Kui on mitmekeelseid elanikke majas, siis korteriühistute liidul endal on väga hea projekt väärtustades toitu olnud, mille materjalid on väga head ja sisukad. Ja samamoodi on siis Seida-Linnal ja nende koostööpartneritel tehtud portaal Tarbi toitu targalt, kus on nii retsepte kui ka nippe, kuidas toidu raiskamist vähendada. Nii, ja nüüd on jälle meil chatis rida küsimusi. Ma jätan vahele need kommentaarid ja küsimused, mis on suunatud korteriühistute liidule seoses selle kogumiskorvide projektiga. Aga vaatan, et Vello on toonud välja küsimuse, et kortermajades tekib ka päris palju plastpakendeid, et miks neid ei koguta eraldi. Erinevate pakendite kogumisega on selline olukord, et neid kõikjal Eestis saab tasuta üle anda avalikus pakendijäätmete konteinerpargis, sest pakendid on meil laiendatud tootja vastutusel ja pakendiettevõtted koguvad neid siis avalike konteinerite kaudu.
Aga siin on see oluline, et üha rohkem omavalitsusi tegelikult ka pakendijäätmed ikkagi hõlmab korraldatud jäätmeveo hulka ja samamoodi siis need pakendiorganisatsioonid mõnel pool pakuvad ka seda kollase koti teenust, kus siis kodude juurest viiakse pakendid ära või pakuvad korteriühistutele pakendijäätmete konteinereid, et see jälle sõltub piirkonnast, aga tahaksin siin ka seda välja tuua, et Keskkonnaministeeriumis me ka ikka jätkuvalt tahame minna edasi selle soovi ja plaaniga, et kodude juures saaks ka pakendeid mugavamalt üle anda ja et see tuleks meile kodudele lähemale. Nii, siis just on seesama korteriühistute liidu link siia chati välja toodud, mis on väga hea ja siis on siin toodud välja ka kogumiskorvide sellist maksumust biojäätmete kogumise korvide kohta siis. Ja tundub, et on juba siis küsimused ja kommentaarid kaetud, et siis tõesti korteriühistute liidu projekti kohta on siin ka päris palju infot juba olnud ja pakendijäätmete kogumise kohta ka, et julgustan samuti taaskasutusorganisatsioonidele, näiteks siis tootjavastutusorganisatsioonile kirjutama ja uurima, et kuidas pakendeid saaks mugavamalt ära anda. Aga biojäätmetest siis minu poolt hetkel kõik. Suur aitäh huvitavate kommentaaride ja küsimuste eest, et kui teil on nüüd veel küsimusi, siis hea meelega ma nendele vastan ja soovin edu ka siis liigiti kogumisel, et loodetavasti saite siit midagi uut endaga kaasa. Nii, ma lõpetan jagamise ja siis me saame vaadata, kas tuleb veel kommentaare ja küsimusi. Suur tänu sulle, Kristel, praegu, aga ma arvan tõesti, et võib-olla inimestel on veel küsimusi, et me võib-olla natukene võiksime oodata. Võtsin Erki juba ongi ühe küsimuse siia nagu pannud või sellised paar ja võib-olla mõni siis veel kogub julgust ja mõtteid, et võite siis veel mõne minuti siin. Kristel on ilmselt nõus meiega siin olema veel. Ja seni, kuni veel mõeldakse, et mis küsimused tekivad ja mis küsimused on, siis Erki küsimus, et kuhu käivad vedelad toidujäätmed ja toiduõli ja kuidas motiveerida rahvast biojäätmeid eraldi koguma, siis toiduõli kogutakse ka väga sageli jäätmejaamades ja on täiesti selline eraldi siis jäätmekood või eraldi jäätmeliik, et sellega on nüüd nii, et kodudes meil tekib seda toiduõli võrdlemisi vähe. Et kui ma ütlen teile soovituse, et koguge siis oma sellised tekkivad need toiduõli jäägid purki kokku ja viige jäätmejaama, siis võib-olla mõnel tekibki neid väga-väga vähe ja ta mõtleb, et see ei ole kõige parem või kõige kasutajasõbralikum soovitus. Aga kui teil on näiteks fritüürid või teil tekib rohkem, siis kindlasti on seda mõistlik jäätmejaama viia. Ma tean, et meil on jäätmekäitlejaid, kes on andnud soovitusi, et kui on väike kogus seda õli, et siis selle väga väikese koguse justkui võiks panna purgis segaolmejäätmetesse, aga siis ikkagi tasuks võib-olla korraks vaadata, et kas on näiteks omavalitsuse kodulehel kirjas ikkagi mingeid täpsemaid nõudeid või infot, et kuidas siis koguda võiks neid. Nii, kas keegi teeb biojäätmetest valmistatud kompostmullale mikrobioloogilisi uuringuid, see tähendab, kui turvaline see produkt on. Nüüd, kui me räägime nendest toodetest ehk tootestaatuses kompostist, mida siis seal slaidil oli ka näha, et meil toodavad Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, Tallinna Jäätmekeskus, siis Väätsa-Prügila ja veel ka Eesti Keskkonnateenused Tartu Saardlepõllu kandis ja samamoodi ka Paikre, siis jah, nemad peavad tegema oma kompostile siis sellised uuringud, et veenduda, et missugused on selle komposti ohutus- ja kvaliteedi näitajad, et sinna hulka kuuluvad tegelikult nii siis sellised kahjulikud elemendid nagu näiteks raskmetallid ja patogeenid, aga nad peavad ka vaatama siis ka selliseid muid komposti omadust, mis on võib-olla selle taimekasvatuse poole pealt olulisemad, neid omadusi ja neid siis ka selle komposti juures välja tooma. Et jah, kui on toote tootmine, siis on kohustus, et tuleb neid kompostiproove teha ja kvaliteedis veenduda. Nii, siin on mulle otse tulnud üks küsimus selle kohta, et kas on kujunenud välja soovituslik biosagedus biojäätmete mahuti tühjendamisele
et eriti kui siis just on tegemist süvakogumismahutitega, et milliste asjaoludega tuleks arvestada. Süvakogumismahutite puhul mina ütleksin, et tuleks arvestada sellega, et kuigi süvakogumismahuti mõte biojäätmete puhul või üldse jäätmete puhul on ju see, et neid harvem tühjendada, siis ikkagi biojäätmete puhul maksimaalselt 2 nädala tagant võiks see tühjendus toimuda suvisel ajal. Isegi see nädalatagune tühjendus oleks kindlasti parem, sest et nagu siin ka juba selles vestlusaknas on korduvalt läbi käinud, et võib tekkida probleeme sellega, et sinna tuleb siis see nii-öelda elu sisse, et inimesed kardavad seda haisuprobleemi. Et biojäätmed on selline jäätmeliik, mis tahab rohkem tühjendamist ja süvamahuti puhul siis ka ei ole hea, kui nad pikalt seal selles sügavas süvamahutis seisavad. Ja tuligi meelde, et see oli ka Erkil küsimus, et kuidas motiveerida rahvast biojäätmeid eraldi koguma. See motivatsiooni või motiveerimise küsimus on tegelikult ju kõigi puhul erinev, et keda motiveerib raha, keda motiveerib seesama keskkonnasääst, keda motiveerib mingisugune kolmas aspekt üldse. Et eks see sõltub väga palju sellest, et mis parasjagu elaniku jaoks siis oluline on, aga kindlasti need motivaatorid võiksid selles mõttes olla raha. Nüüd raha puhul on see, et kui korraldatud jäätmeveo hange on korraldatud nii, et biojäätmete kogumine on hirmus kallis, et siis jah, seda on keeruline niimoodi põhjendada, et see rahaline motivatsioon seal oleks. Aga väga sageli tegelikult omavalitsused on ette näinud, et biojäätmed peavad olema soodsama hinnaga kui muud jäätmeliigid ja kui me kogume biojäätmeid eraldi, siis teatavasti meil teiste segolmejäätmete eelkõige kogus väheneb, me saame seda konteinerit harvemini tühjendada, seda tekib vähem, me saame sealt seda kokkuhoidu. Ja need, keda motiveerib keskkonnasääst, et neile saabki selgitada, et millised on need eelised biojäätmete eraldi kogumisel ja et sellest tõesti saab toota siis kvaliteetset uut materjali, et me ei pea siis nii palju kasutama neid mineraalväärtiseid või esmasest toormest materjali, kui me saame tegelikult oma olemasolevast orgaanilisest materjalist kvaliteetset toodet teha. Et siin vastavalt sellele, kes on teie vestluspartner ja mis teda motiveerib, tulebki see motivaator kahjuks leida, et see erineb väga-väga palju inimeste puhul. Nii, mulle tundub, et rohkem ei ole ühtegi küsimust kogemata vist siit vahele jätnud. Nii, Ülaril on küsimus veel selle kohta, et ta ei usu, et Mustamäe kogumisringil koguda biojäätmed oleksid nii puhtad, et seal ei oleks mittelagunevaid kilekotte, et kuhu see koorem biojäätmeid siiski viiakse, kas separeeritakse need mittelagunevad kilekotid või lähevad biojäätmed siiski kõik põletusse. Sellisel juhul need biojäätmed kõik põletusse ei lähe. Et tõesti, kui me vaatame, et milline on see kogutud biojäätmete kvaliteet, siis seal tuleb teha sellist korralikku suelumist, aga see, mida täpselt nende biojäätmetega millises etapis tehakse, erineb Eestis käitlejad ja piirkonniti. Kui me räägime nüüd konkreetselt Mustamäe näitest, siis üsna kindlalt julgen öelda, et need Mustamäe biojäätmed jõuavad tõenäoliselt Tallinna jäätmete taaskasutuskeskusesse, kes siis juba enne seda, kui need biojäätmed lähevad sinna kompostimise protsessi, eraldab siis erinevad võõrised, et teeb need kotid lahti ja teeb sellise esmase sõelumise läbi. Et siis jah, need võetakse sealt ära, aga tuleb arvestada sellega, et muidugi see sõelumine enne seda protsessi, see ei ole ka ideaalne ja see mõjutab kindlasti seda edasise protsessi kvaliteeti ka. Et lõpuks, kui komposti tootja ta teeb toodet, nagu näiteks Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus teeb, siis vaadatakse ka võõriste sisaldust selle komposti sees, aga seda enam ta peab siis rohkem vaeva nägema ja rohkem sõeluma ja rohkem toiminguid läbi tegema, et nendest võõristest lahti saada. Et igal juhul on mõistlik ikkagi juba kogumisel siis arvestada sellega, et see materjal võimalikult puhas oleks ja siin kindlasti me peame veel seda teadlikkust tõstma. Mul on otse tulnud küsimus Tallinna linna hankega seoses, et kas oskan öelda, et kas Tallinn hakkab korraldama süvakogumismahutitele korraldatud jäätmeveo hankeid, et kahjuks Keskkonnaministeeriumi poolt ei oska sellele küsimusele vastata, et soovitaksin siis otse Tallinna linna käest seda küsida.
et ma arvan ise, et omavalitsused tahavad rohkem ka selliseid paindlikumaid lahendusi, et võib-olla need süvakogumismahutid teatud mõttes teatud liikide puhul on küll mugavamad, aga nad võtavad ka sellist paindlikkust erinevate kogumisviiside puhul natukese vähemaks, aga igal juhul tasub seda siis otse omavalitsuse käest küsida, et mis on nende plaanid ja mõtted selles osas. Aga nüüd vist hetkel on see ring peale saanud, et julgustan kindlasti ka, kui teil on mulle täpsemaid küsimusi minu ettekande kohta, julgustan ühendust võtma, kirjutama ja kindlasti saame siis selgitada veel neid asju lahti ja jagada lisamaterjale, kui see peaks huvi pakkuma. Aitäh minu poolt ka siis nii kuulajatele kui esinejale ja meie küsijatele, sellepärast et kui te küsite, siis ongi väga hea, et saabki nagu näha, et mis teid nagu rohkem huvitab, et siis Kristel saab nagu kohe vastata ka nendele küsimustele, mis teid nagu kõige südamelähedasemad on. Ja ma siis veel kord ütlen üle, et seesama lindistus läheb üles ka meie kodulehele, et kui teil on tuttavaid, sugulasi, sõpru, naabrinaisi, naabrimehi, keda te arvate, et see võiks huvitada, siis te võite reklaamida seda julgelt, siis et nad saavad seda iseseisvalt ka kuulata. Ja Kristel väga lahkelt lubas, et ka talle võib siis küsimusi esitada, nii et kasutage siis ka seda võimalust, nii et aga ärge siis liiga üle koormake Kristelit. Aga suured tänud ja ma arvan, et me võime siis kõigile soovida sellist ilusat saabuvat kevadeperioodi ja võib-olla siis mõne jaoks see kevad ongi see, kus hakataksegi koguma rohkem biojäätmeid ka, nii et võtke omale siis selliseks kevade eesmärgiks, et vot kevad 2022 oli see, kui meie hakkasime biojäätmeid korralikumalt sorteerima. Aga aitäh kõigile praegu ja siis uute kohtumisteni. Aitäh, nägemist!